Ehitusmess on üks fantastiliselt tore asi. Kui ma oleksin sellest väravast kuskil lihtsalt linnaruumis mööda läinud, siis ma oleks saanud värav nagu värav ikka ja mis seal siis ikka, las ta olla selline. Aga siin messil, kui on pandud infotahvlid külge, siis ma näen, et Sungate on selle värava loomisel teinud koostööd TalTechiga ja see teeb juba asja põnevaks. TalTech, Sungate ja EAS ja see värav, see on nüüd niimoodi, me oleme 20 aastat seda tüüpi toodetega ju toimetanud, paigaldanud neid üle Eestimaa ja näinud ühel ja teisel pool puuduseid. Ja nüüd 20. aasta juubeliks puht niimoodi juhusena natukene viis meid siis soov kokku TalTechiga, et disainida üks kiirvoldik värav ja kiirvoldik värav selline, mis on parim nendest, mis me oleme seni paigaldanud. Ja lõpptulemusena ma arvan valmis meil toode, mis on Euroopa parim praegu omas segmendis. Mis teeb ta parimaks? Meie kogemus ja koostöö TalTechi inseneridega. Ma lausa nimetaks Marius Kirsi, kes oli selle taga siin aasta aega koos oma kolleegidega. Ja teiselt poolt me oleme siia kasutanud ainult premium komponente. See värav sobib kõigisse nendesse kohtadesse, kus perimeeter peaks olema suletud soovitavalt ja läbisõit peaks olema kiire. See on süsteem 2 funktsioonist. See on tõkkepuu ja värav ühes ja kokku ongi ta kiirvoldik värav. Kui palju ta jaksab enne kui üles ütleb neid liigutusi teha? Mootoritootja ütleb, et 5 miljonit tsüklit ja oma olemuselt on ta mõeldud käima pidevalt. See tähendab seda, et sellel väraval see hetk, kui ta on avatud asendis, siis sellest talle piisab, et nii-öelda hinge tõmmata ja sisuist käib ta 24/7, ta ongi nii disainitud. Sa tegid nagu väikese vihje tegelikult minu järgmisele küsimusele just ette. Ohutunne on minust tugevasti arenenud, et kui mul auto peaks välja surema, kui ma olen parasjagu värava vahel, kas siis pressitakse natuke õhemaks? Üldse mitte. Ja silmas on peetud veel kõigel lisaks Skandinaavia ohutusnorme. Tiibade vahelised avad, postide vahe, tiibade vahel on kõik sellised, mis ei ole vähem kui 80 millimeetrit, nii et inimese näpud sinna vahele ei jää. See on inimestel ohutu, enne kõike auto sinna vahele ei jää, siin on 2 kõrguses fotosilmad, me saame rakendada ka ohutusmagnetaasadid maapinnal, kui midagi on värava vahel. Väraval endal rakendame Šveitsi tootja Pirscheri aktiivturvavampreid, nii et isegi kui juhtuma kokkupuude, siis see on ülihell ja õrn. Ja nurgakivil on tavaks teha katsetusi, vaatame. Tõepoolest, see oli hell ja õrn, vägev värav.